Nii, aga head komisjoni liikmed ja külaline, head kuulajad, vaatajad, et täna meil on päevakorrapunkti arutamine, meil on 2 punkti. Esiteks me arutame Oleg Besedini kaasust ja täna me jätkame Maardu lepingutega, sest tänaseks on meie komisjonil on jõudnud ka lepingud, mis on tehtud Oleg Besedini või temaga seotud isikute, juriidiliste isikutega siis viimase 15 aasta jooksul. Ja teine päevakorrapunkt on meil Maksu- ja Tolliametiga, kus meil on kutsutud siis tulumaksuosakonna juht, kus siis arutame töötasult maksude tasumisest osaliselt täielikult kõrvalhoidmise ohte, probleeme, regulatsiooni. Et ma arvan, et umbes võiks arvestada sellega, et esimene punkt võiks olla kuni niimoodi 9:15. Jah, et umbes et proovime, et me oleme arvestanud, et kellelgi hakkab kell 10 fraktsioon ja kellelgi hakkab 9:30, eks ole, aga siis proovime niimoodi, eks ole, arvestada sellega, et vaatame, et ma ikkagi püüame ikkagi ammendavalt need päevakorrapunktid käsitleda, et kõik saaksid ka oma küsimused ilusti esitatud. Aga liigume kohe esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on siis seotud siis selle teabenõudega, mille tegid komisjoni liikmed ja ka komisjoni esimees, mis siis läks nii Tallinna linnale kui ka Maardu linnale ja küsiti välja kõik lepingud, mis on seotud Oleg Besediniga, mis olid tehtud või mingid muud töösuhted, mis olid viimase 15 aasta jooksul. Ja täna on meil Maardu poolt kutsutud õigusnõunik Neeme Sild. Suur aitäh teile osalemise eest ja siin, et komisjoni liikmed saavad ka paberkandjal vaadata kõiki neid lepinguid, et osa sellest on märgitud AK-ks, ehk siis peame arvestama, et mingid, kus on isikuandmed, et siis püüame avalikul istungil mitte siis, eks ole, neid käsitleda, aga see, mis puudutab, eks ole, summat, võib-olla sellist lepingu sisu laiemalt, et seda me saame avalikult ilusti käsitleda. Ja kuupäevi, et võib-olla ma alustangi kohe selle esimese küsimusega, et õigusnõuniku poole pöördun, et võib-olla saaks meile öelda kohe algusest peale, et mis on see üldsumma, et kui me võtame kõik need lepingud alates siis 2011 kuni siis 2025, et mis on see üldsumma, mis on kulunud, kui me võtame kokku absoluutselt kõik erinevad, eks ole, olnud lepingud või mingid muud koostöövormid, et mis on see summa? Ma ei ole küll, ütleme, arveid kokku rehkendanud, kuid minu hinnangul jääb 15 aasta summa alla 100 000 euroga. Jaa, et me vaatasime, siin oli ka välja toodud, kui me vaatame ka meedias, et umbes oli arvestatud, et see on summa võib-olla 187 000. Et mis see siis võib-olla, et kas see 187 000, mis on kõlanud, on vale summa või on see ikkagi õige arvestus? Üks asi on see, et mis on seotud Oleg Besediniga seotud lepingud, aga teine küsimus on see, mis on ühesõnaga Pervõi Baltiiski kanalile makstud arved, need lepingud on ka edastatud Riigikogu komisjonile. Jaa, aitäh, et ma korra täpsustan, et tõesti, et meil on läinud, eks ole, teabenõue, mis puudutas eraldi Besedinit, aga veel eraldi teabenõue, mis puudutas ka, eks ole, kõiki neid ka teisi isikuid. Mul on üks väike täpsustus, ütleme, komisjoni esimehe väitel, et Oleg Besediniga ei ole Maardu linnal sõlmitud otse kui füüsilise isikuna ühtegi lepingut. Kõik ühesõnaga suhted on olnud läbi juriidiliste isikute, siis kas Kivron või siis teise nimi Norvik või? Jaa, Kivron või Norvik, jah.
selles mõttes. Ja, aga kui võib komisjonile teha sellise nagu ka ülevaate, et võib-olla nende lepingute sisust, et ma saan aru, et see võis muidugi ajas muutuda, aga võib-olla võiks öelda, et mis oli nagu see põhiline, et see põhjus, et miks just, eks ole, temaga tehti lepingut, mis oli see sisu, ehk siis nagu mis teenust osteti sisse, et jah, me nagu näeme ka, eks ole, lepingut. Raadios oli hommikul hea härra Moorat kuulata ja siis ütleme see täpselt sama asi, mida ka ajakirjanikud esile tõstsid, et see on see hind. Ja teine asi on see, et Maardu linnal on olnud suhteliselt raske ühesõnaga mingisuguse muude meediasse, ühesõnaga, mis puudutab nüüd ütleme meediamaju ja nende kanaleid, ühesõnaga suhteliselt raske ühesõnaga sattuda. Ja ütleme selles mõttes, ega Norvik Maardu linnale sisu ei loonud, sisu tehti ühesõnaga Maardu linna vabaajakeskuse ehk kultuuri- ja infokeskuse endi töötajate poolt ühesõnaga valmis ja siis põhimõtteliselt osteti eetriaega. Ja ühesõnaga pandi alla ka vajadusel subtiitrid. Kas ma saan aru, et siis eetriaeg, eks ole, osteti sellel kanalil, TVN-i telekanalil, eks ole, et see on see. Et nagu ma saan aru, et võib-olla see põhiline ka erinevus võib-olla Tallinna linnaga, kui Tallinna linnale tegime ka mingit sisu, kui ma õigesti olen aru saanud, siis ma saan aru, et Maardu puhul, et põhiliselt on siis, et sisu oli tehtud Maardu linna poolt ja siis osteti, eks ole, eetriaega TVN-i telekanali. Aga nüüd on veel olnud, sellest oli ka lihtsalt rohkem, kuna juttu meedias, et see on oluline ka käsitleda, et on üks nagu hiljutine leping ka, eks ole, mis ma saan aru, on veel kehtiv, et ka 2025. aastal, et kas siis selles osas on nüüd olnud oleme kuulnud erinevaid sõnumeid, et soovitakse, ja ma lõpetan küsimuse, et soovitakse, eks ole, seda lõpetada, et mis on see nagu juriidiline nagu olukord, me vaatasime seda muidugi lepingut, aga kuidas on praegu, kas teil on võimalus seda ka lõpetada? Tänane seis on selline, et 2025. aasta leping, mis pidi lõppema aastavahetusel, see on enne tähtaegselt lõpetatud vastavalt ühesõnaga lepingu sätetele ja 6. novembrist ühesõnaga 2025. Et tänaseks on juba lõpetatud? Kõik on lõpetatud. Kui see lõpetamise ühesõnaga kokkuleppe on pakist maha jäänud, siis võin Riigikogu liikmetele edastada. Et üks on veel nagu välja toodud asi, et ma saan aru, üks oli see, et TVN-i telekanalile osteti, aga siis olid ka DVD, nagu need plaadid, eks ole ka, et ma saan aru, et see oli ka üks osa, mida ta nii-öelda tootis, et kas millest need DVD plaadid või millest see oli, et kas need olid need samad nagu uudised? Samad asjad. Samad asjad? Jah, ütleme ilmselt ühesõnaga siis, et säiliks ühesõnaga see, mida on eetris ühesõnaga avaldatud. Mingisugust selliseid eritooteid või salvestusi ei ole tellitud. Aga on ta teinud näiteks filme? On teinud ühesõnaga Georgi Postrovist ja on teinud filmi ühesõnaga Maardu linnast. No järelikult ikkagi on sisu tootnud, et selles suhtes, No nii ja naa on, üks asi on filmi, kui kõik võtta sisu tootmise alla on, siis tuleb teiega nõustuda. Ja, et no lihtsalt jah, tegelikult mul on ka need kõik lepingud ees, et ma näen, et no jah, suur osa on, eks ole, nii-öelda subtiitrite panek ja eks ole eetriaeg TVN-is.
ja ma saan aru, et eraldi oli siis tõesti 2017 oli eraldi leping 4500 eurone leping, et teha film Georgi Bõstrovist, kes on siis endine Maardu linnapea, kes siis suri 2015, et temast siis oli selline eraldi film, eks ole, tellitud. Ja siis ja ka erinevad nagu need DVD-plaadid ka sellest filmist ja ma saan aru, et seda siis vändati selles Vaba Aja keskuses ka, eks ole. Ütlen ausalt, ei ole seda filmi ühesõnaga kunagi näinud ega ilmselt ei taha ka näha. Et selles suhtes et ma saan aru, et paljud lepingud olid vist et meil tõesti, kui ma otsisin külalist, oli probleem, et oli keeruline leida inimest, kes oli nagu terves aeg, eks ole, olnud kõigi nende lepingute juures, aga võib-olla, kuna meil oli see ka Tallinna teemal eraldi, et võib-olla te saate nagu õiguslikult ka rääkida, et kuidas nagu see lepingupartneri leidmine, valik ikkagi Maardu linnas, eks ole, käib, et kas tulevad näiteks Maardu linnavalitsuselt konkreetsed suunised või teevad, eks ole, eraldi erinevad asutused, ma näen, et erinevad lepingud, eks ole, kõik lepingud ei ole, eks ole, Maardu linnavalitsusega seotud, seal on ka allasutustega, aga kuidas üleüldse on siis just jõutud, et nagu Bessedini juurde, et kas olid tehtud konkureerivad pakkumised ja siis läbi selle, eks ole, oli valitud just Bessedini, et võib-olla saate nagu lähemalt rääkida sellest õiguslikust protsessist ka? See, kuidas 2011. aastal leiti üles firmad, ütleme, Norvik ja see teine, seda ma ei oska teile ausalt öelda vastata, ja vaevalt, et seda keegi täpselt ka enam mäletab, et see on selline ühesõnaga ajalugu ja sealtpoolt ühesõnaga on see asi jäänud, ütleme, selles mõttes toimima ja volikogu on ühesõnaga meediateenuste jaoks iga-aastaselt raha eraldanud ja nii ta on aastast aastasse liikunud, aga tänaseks on see lõppenud ja ma arvan, et sõnaga mingit tagaukse poliitikat ei toimu ja see jääbki lõppenuks. Aga ikkagi see küsimus, kas on nagu küsitud vahepeal ka, eks ole, konkureerivaid pakkumisi või näiteks ükskõik, ma ei pea silmas just seda, tõesti, et kui oli soov seda TVN-i kanalit, et seda vist keegi teine ei saanud pakkuda, aga kas või filmi tegemine või ükskõik, olgu see Maardu linna film või endise Maardu linnapea film, et nende lepingute koostamisel, kas siis ka kas siis otse kohe pöörduti just, eks ole, Norviku selle OÜ poole või oli nagu võetud ka konkureeriv pakkumine? Sellele küsimusele ma ei oska vastata ja oletada ei taha. Võib-olla me selles osas võime ka nagu täiendavad, eks ole, küsimused ka saata, et võib-olla osatakse vastata sellele. Et üks teema, mida me käsitlesime ka, mis puudutas, eks ole, Tallinna linnaga seotud lepingud, aga me küsime ka teie käest, et alati on nagu oluline, eks ole, tausta uurimine, ükskõik, olgu see lepingupartner, olgu see siis mingi muu koostöö, et millised on praegu, millised võimalusi, eks ole, teie kasutate, et uurida, eks ole, lepingupartnerite tausta, et me saame aru, et mingi osa on nagu limiteeritud, et kõik ei saa teada, aga mis näiteks Tallinna linnas kõlas, et ikkagi püütakse vajadusel ka õiguskaitseorganitega teha koostööd, et kui on, eks ole, mingi kahtlus üleval, et kas milline nagu praktika, eks ole, teil näiteks on selles osas just koostööpartnerite tausta uurimise osas? Ütleme, meediavaldkonnas meil selliseid ühesõnaga partnereid ei ole ja see, mis puudutab nüüd ühesõnaga muid lepinguid, siis ühesõnaga
tugev osa sellest on riigihangetel ja siis selle kohta saab teha riigihangete registri kohta erinevaid päringuid, ühesõnaga riiklikele institutsioonidele, vaadata, millised on referentsid ja suhelda ka eelmiste lepingupartneritega. Ütleme selles mõttes, mida ühesõnaga üks või teine äriühingu siis juhtorgan mõtleb või ei mõtle, see ei tule ühesõnaga muidugi välja. Ja korra veel selline küsimus, et ma saan aru, et teie jaoks oli oluline, eks ole, edastada nii-öelda Maardu uudised või Maardu kohta informatsioon just sellel TVN-i kanalil. Nüüd ma saan aru, et leping selles osas on nüüd lõppenud praeguse seisuga, et mis on TVN on kinni no, seda enam. Et lihtsalt, et mis on nagu praegu plaan, et kas te olete nagu mõelnud, et kuhu te nagu, või kus te nüüd või kuidas te edastate? Noh, praegu Maardu linnal on olnud pikemat aega ka Facebooki külg ja põhimõtteliselt uudised lähevad siis kas lähevad Facebooki ja ka ühesõnaga igakuisesse väljaandesse Maardu uudised on ja mida siis pannakse trükikujul ühesõnaga postkasti. See tegelikult selle trükikujul uudiste edastamine, selle probleem on see, et kiires ajavoos tõenäoliselt ühesõnaga uudised kaotavad oma siukse väärtuse, et ta on juba 6 aega vanad asjad on juba ühesõnaga lähiminevik. Aga paraku ühesõnaga Maardu on tänase hetkeseisuga selline linn ühesõnaga, kus elanikkonnas on ühesõnaga 65+ ühesõnaga elanike osakaal suhteliselt suur, siis tõenäosus on, et nad kõik Facebookis ei ole ega TikToki ei tee. Ja, et kas muidu Maardul on linnaleht? Linnaleht on, eks ole? Linnaleht? Linnaleht. No nagu linna... See Maardu sõnumid. Kuus ilmab. Ja. Ega rohkem ei ole, sellist iganädalast ühesõnaga, mis kiirtrükis kuskil ilmub on, seda ei ole. Ja, aitäh. Maarjo Kadastik, palun. Ja, no ma olen siin paralleelselt taustal sirvinud ka seda tänast Ekspressi uudist ja siin leidsin ka ühe koha, kus oli see Bessedini ja Maardu nagu ühisosa. Oli 2017, kui oli see Venemaa selle riiklik ringhäälingu kompanii jaoks tehtud koos Maarduga film sellest, kui oli see teise maailmasõja langenud sõdurite kabeli ehitus, mida finantseeris ka Venemaa saatkond, kus andsid intervjuud Maardu linnapea Arhipov, Vene suursaadik Petrov ja Valgevene suursaadik. Ühesõnaga, et see oli nagu kuidagi linna ja nagu Venemaa nagu koostöös, et kas sellest ka nagu on mingid täpselt, kas see oli mingisuguse lepingu alusel või see oli täismahus rahastatud nagu Venemaa poole pealt lihtsalt nagu osaleti seal või kuidas see nagu oli, on infot? Ei oska teie küsimusele vastata, sellepärast, et minu ajalugu hakkab ühesõnaga Maardu linnas 2. veebruarist 2019. Ma korra küsin, kas minu teada seda vist lepingut või selle ei olnud, et just seda, mida sa räägid, sest ma näen, et mis meil nendes lepingutes oli Bystrovi filmi osas, et ma just räägin, et ülejäänud need TVN-i asjad, aga need, kus oli see sisu tootmine, eks ole, mis ma näen, et on see Bystrovi ja eraldi, eks ole, see Maardu linna dokumentaalfilm, et see oli 2018 ja see, mis sa ütlesid, oli 2000... See oli 2018 jaanuar ka. Okei, sest siin on
noh, ongi, mis on 17 ja 18. ja üks oligi, mis meil ongi välja toodud, see 2017 OÜ Norvikuga sõlmitud 4500 euro eest Bystrovi-film ja 2018 OÜ Kivroniga sõlmitud Maardu linna dokumentaalfilm. Aga võib-olla see on see asi, mida võiks täiendavalt küsida, et kas siis Maardu linnast tuli ka nagu rahastus sellele filmile. Et praegu meie nendes dokumendis lihtsalt ei ole. Ja Irja Lutsar, palun. Ja, et kui ma teid kuulan, siis te paljusid asju ei tea. Ja üsna selge, kui te 2019 tööle alles asusite, et minu küsimus on, et kas need asjad on ka kuidagi dokumenteeritud, et kuidas hanked läbi viiakse, missugused on need valikukriteeriumid, et loomulikult keegi ei saa ju 50 aastat ühes asutuses töötada, no mõned saavad, aga enamus inimesi ei tööta, et te saaksite järgi vaadata dokumentidest, et kuidas need asjad käivad, et ei peaks igale küsimusele vastama, et mind ei olnud seal, mina midagi ei tea. Aitäh. Jaa, palun. Tegelikult on tegemist ühesõnaga eetriaja puhul ühesõnaga eriteenusega, mille suhtes ei pea riigihanget korraldama. Ja sellele, kuidas ühesõnaga Maardu Vaba Aja Keskus oma protseduure teostas, ei taha ennustada. Eerik-Niiles Kross, palun. Aitäh. No meil on see materjal nii äsja käes, et ega keegi vist ei ole jõudnud seda väga analüüsida. Et me teame, et kõik kokku on 187 000 oli see number, seda me teame ka Eesti Ekspressist, et mina pole ka veel kokku löönud. Et Tallinna linna puhul on tegelikult natukene samad küsimused. Kas teie panite selle paki meile kokku? Ei. See oli keegi teine. Ei. Ühesõnaga paki kokkupanemist korraldas linnasekretär ja raamatupidamine. No siis meil läheb ilmselt siin nagu sisukamate küsimustega veel natukene aega, mida me täna ei oska küsida, aga Tallinna materjali analüüsides mulle jäi nagu mulje, et seal on laias laastus nagu 3 erinevat kategooriat, mis besseedilit eriti puudutab. Et on sellised lepingud, kus otseselt tellitakse mingisugust informatsiooni edastamist ja on antud siis TVN-i või kellegi kätte sõnumite tegemine, mis on nagu otseselt propaganda. Aga siis on palju lepinguid, mis on lihtsalt, tundub, et antakse inimesele, kes on linnaga sõrvalikes suhetes mingi leping, et ta seal saab mingit raha ja eriti midagi tegema ei pea, et hoitakse lihtsalt nagu üleval. Et kuidas Maardu puhul jaguneb see asi? Minu teada meil selliseid lepinguid ei ole, ühesõnaga, kus on lihtsalt raha antud, mitte midagi vastu saamata. Ja siis 3. kategooria on veel, kui on mingisugused otsehanked toimunud, et mis on nagu selline puukettevõtlus, mis on ka muidu olnud levinud Eesti Vabariigis palju, et kellelegi antakse kiosk rendile või üüripind või midagi taolist. Et see, mis puudutab Maardut, et see põhiliselt tundub olema nagu see meedia osa. Meedia osa, jah. Ja kui te ütlete, et seda eetri aega muidu ei saa Maardu, et oli vaja TVN-i käest, et kuidas siis ei saa? Palju maksab, selle pärast ei saa. Hinnas, et ühesõnaga TVN pakkus lihtsalt oluliselt odavalt. Jah. Eerik Poora juhtis sellele ka täna hommikul tähelepanu, ütleme oma kommentaaris, et ühesõnaga põhimõtteliselt hankiti kliente 7-8 korda odavama hinnaga. No ütleme ausalt, ega see kvaliteet oli ka siuke 7-8 korda nagu halvem, aga see selleks. Aga ma korra küsin, et kas teie ei ole siis tellinud Tallinns grupis nagu seda sotsiaalmeedia reklaami Maardu jaoks, et lihtsalt mis on nagu, et lihtsalt jätkates seal, kus Eerik-Niiles Kross lõpetas, et eks ole need erinevad suunad, et üks näiteks osa, mida ma saan aru, Tallinna linnaosa valitsused ostsid sisse nagu seda
uudiste edastamist nagu Tallinnsi grupis, mis on see suur Facebooki grupp, eks ole, mis koondab hästi palju venekeelset elanikkonda, aga ma saan aru, et seal ei ole ainult nagu Tallinna linna elanikud, vaid seal on nagu üle Eesti palju venekeelsed, et lihtsalt see on nagu alguses, mis algas jah, tõesti nagu Tallinna grupiga on koondunud selliseks suuremaks vene nagu elanikkonda nagu kaasavaks grupiks, et ja ma täpsustava märkuse selle Tallinnsi grupi kohta. See on väga huvitav ajalugu, see nimelt algas, see oli alguses Lasnamäe linnaosa valitsuse Facebooki lehel. Ja siis ühel hetkel selgus, et selle administraator on Besseedi ja Lasnamäe linnaosa valitsus ei saagi kontrollida seda. Ja siis see anti Besseedinile üle ja sellest siis kasvas see Tallinns, et see on tegelikult linna vahenditest esialgne. See vist täna käis ka selles Eesti Ekspressis läbi, et kui paralleelselt kõik loeme, et ma saan aru, et mingi hetk Lasnamäe linnaosa valitsus andis nagu oma Facebooki gruppi hallata Besseedinile ja nüüd mul on nagu tunne, et võib-olla see Facebooki grupp oligi sama Tallinns, see oligi see Tallinns. Siis ei saanud pärast enam tagasi. Ja siis ei jäigi Besseedinile. Okei. Aga ma korra küsin, et kas te olete ostnud siis nagu, või teinud nagu lepinguid või reklaami sisse ostnud just sellest ka grupist, grupile? Mulle teadaolevalt mitte ja tõenäoliselt ka mitte. Ja Eerik-Niiles Kross, palun. Ma igaks juhuks siis küsin, et ütlesite, et Facebooki kanal on olemas Maardul, et seda te haldate ise ikka. Jaa, seda haldame ise, me õpime teiste kogemustest. Siin on Tallinna omad, see on Maardul kõik. Ja see tema kaaslane on Tallinna volikogus. Tema veel saab tegutseda. Sest Tallinnsel oli 2 haldajat. Üks küsimus veel, mis ma küsiks nagu muul teemal, siin on jälle seda artiklit sirvides, mis on päris informatiivne. Tahtsin siis küsida, kas, kuna ma näen siin juba mitut kaasust, nagu mis oli Tallinnaga, kus altpoolt üritati lepingut lõpetada, üleval poolt sellest keelduti, et kas Maardus oli ka initsiatiive, kus seda siiski see on nüüd pea 10 aastat kestnud koostöö jooksul, on nagu soovitud seda nagu lõpetada, aga on antud siiski nagu juhisid, et seda lepingut jätkata. Et siin ma vaatan, et oli Svet üritas, Skratovski üritas, aga Kõlvart ütles iga kord, et vähendada võib, aga leping peaks jätkuma. Et abilinnapead üritasid, aga linnapea ütles, et ei. Et kas Maardus oli ka midagi analoogset, et üritati seda lepingut lõpetada või neid lepinguid erinevaid aja jooksul või on need olnud nagu püsivad? Vaadates lepingute sõlmimise loogikat, et iga aasta see tähtajalised lepingud, et siis tõenäosus on, et ei ole selliseid juhiseid antud, et lepingut tuleks lõpetada. Ja, aitäh, et ma lihtsalt veel seda täpsustan, et me seda küsisime eelmine kord ka eelmisel istungil, siis öeldi ka, et kõik linnaosa valitsused tegid nagu neid iseseisvalt ja et linnasekretär ei ole teadlik, et kuidagi oleks kuskilt otsast nagu suunatud ei linnavalitsus ega linna selle sekretariaadi poolt. Aga ma korra veel selline asi, seda on lihtsalt mitu korda läbi käinud. Et ikkagi, kui oli nagu üleval ja Besseedini koht oli eriti veel, kui ma ei eksi, et 2022, KAP aastanumbris oli ta varem, aga ma arvan, et sellised nagu veel tõsisemad nagu süüdistused tema sellises võimalikus riigivastases tegevuses, et olid päris tõsiselt üleval, eks ole, siis ka kui Ukraina sõda puhkes ja seoses veel tema nagu nende postituste või väljaütlemistega, et kas teie teate, kas siis oli ikkagi nagu mingisugune arutelu Maardu linna valitsuses, et ikkagi, et võib-olla seda TVN-i neid
kanalilt ei peaks, eks ole, edaspidi ostma neid uudiseid. Et arvestades, et jah, ma saan aru, et ta ei ole nagu otseselt, et Oleg Besediniga seotud, aga ikkagi see oli juriidiline isik, on ikkagi läbi tema sugulaste, eks ole, seotud. Et kas see arutelu oli? Ei ole sellisest arutelust ühesõnaga midagi kuulnud. Priit Sibul, palun. Ja, aitäh. No ma saan aru, eks, et neid teenuseid telliti selleks, et linnavalitsus saaks oma tegevustest linnarahvaga jagada. Mul on küsimus, kas te teate paljusid TVN-ist, palju neid Maardu vaatajaid või nägijaid võiks üldse olla, et kas teil on mingi uuring selle kohta, et linnarahvas üldse sellel kanalil käib ja seda näeb või mismoodi see on, eks, et kui ma saan aru, et see teenus oli odav, video ülesvõtmine, seda sinna pandi, aga et kui palju see siis Maardu inimesteni päriselt ka jõudis. Kas selle kohta on mingi hetk mingit uuringut tellitud või toimetatud, et see on just see kanal, mida Maardu inimestel oleks nagu vaja või mida nad jälgivad või vaatavad ja siis kas praegult see käib siis ainult läbi Facebookiga suhtlemine või on veel mingid, te nimetasite neid postkasti pandavaid mingid brošüüre ka, aga et kas need kaks siis Facebook ja see otsepost või on veel mingid kanaleid ja asju, mida tehakse? Aitäh. Nii nagu kohaliku omavalitsuse asutusel ette nähtud on ka koduleht, ütleme olemas on ja milline on ühesõnaga olnud Maardu uudiste vaatajaskond ühesõnaga TVN-i kanalis on selle kohta tõenäoliselt uuringuid tehtud ei ole, aga pigem sellepärast, et ühesõnaga et silmas oli peetud ühesõnaga rohkem nagu vanemas eas Maardu linna elanikkonda. Et nendel oleks ka mingisugune väljund. No ma saan aru, et võib-olla neid venekeelsed kanalid ei ole tõesti palju ETV Plussi ei ole võimalik osta reklaami, kuna tegemist on Eesti Rahvusringhäälinguga, kus siis reklaami ei müüda. Et sellest tulenevalt oligi mul küsimus, et kas nüüd on kaalutud mingeid alternatiive, et kuidas need Maardu uudised edastada, aga ma saan aru, et teie nüüd see põhiväljund on ikkagi see Maardu linna leht, mis ilmub kord kuus, nagu ma õigesti aru saan, et teine väljund on ikkagi see sotsiaalmeedia ja need isiklikud sotsiaalmeediakanalid võib-olla, mis on igal veel asutusel eraldi. Kas Priidul on täpsustav, siis Riina? Ma siit edasi küsin, aga kes praegult filmib või kas te praegult, mis te seal Facebookis, ma ei ole nagu Maardu linna Facebooki jälgija olnud, et ei ole kindel, et hakkan ka, aga ju ma käin ja vaatan nüüd, mis teil seal olnud on, aga kas praegult on mingid videod ja kes neid siis nagu täna teeb, aitäh? Materjali paneb kokku ikkagi Maardu Vabaajakeskus. Ja, see on see vist, mis kõlaski alguses ka, et ikkagi kogu materjali sisu oli nagu välja arvatud need 2 filmi, mis me nagu näeme eraldi lepingutes, et oli ikkagi, et see sisu on teie toota ja te ostsite nagu lihtsalt seda kanali, eetriaega, kui niimoodi ütleme. Riina Sikkut, palun. Ja ma sirvin ka neid arveid ja küsimus, mis tekib on, et kas seal oli mingi dünaamika ka, et kulud olid suuremad enne valimisi, et ma vaatan, et ka see suurem 3000 eurone arve, et kui tavaliselt oli 1000 kanti, dokumentaalfilmi eest on detsembris 2018, et Riigikogu valimised olid meil märtsis 2019. Et kas lepingud olid pigem pidevad, et pakkuda Besedinile igakuist elatusallikat või oli ikkagi lepingu mahtudes mingisugune dünaamika, et enne valimisi telliti suuremat mahtu, pärast valimisi võib-olla muutusid arved väiksemaks, et olete te sellist aegrida vaadanud? Minu arvamusel sellist järeldust ühesõnaga teha ei saa ja sellepärast, et ühesõnaga aasta lõpus lepiti kokku ühesõnaga konkreetsed summad, ütleme, mida eetriaja tellimise eest siis ühesõnaga maksti ja see, mis puudutab nüüd ühesõnaga seda 3000 arvet see on ilmselt selle Maardu linna dokumentaalfilmi ühesõnaga
arve osaühingule Kivron. Jaa, aitäh. Ma korra vaatasin, et see vist oli ikkagi 2019, mitte 2012, millest sina korra mainisid. Et jah, see saatkonnaga koos. Et me siis püüame, ma arvan, me võiksime selle kohta lihtsalt eraldi välja küsida info, et kas selle osas on nagu mingisugune ikkagi ka Maardu poolt rahalised vahendid eraldatud või mitte. Et nagu ma saan aru, et uuesti praegu vaatan, eks ole, mul on ka see Exceli tabel, mis ma tegin lahti, et mina ei leia, eks ole, seda, et ma näen tõesti see Maardu linnas dokumentaalfilmi tegemine ja nüüd ka ja veel Georgi Bistrovist film, aga jah, seda ma tõesti lepingutes ei näe, et me võime uuesti küsida. Ma korra küsin, eks ole, meil veel komisjoni liikmed saatsid eraldi päringuga kõigi nagu teiste isikute kohta, kes on ühel või teisel moel figureerinud KAPA aastaraamatus või muul moel on neid peetud julgeolekuohuks Eesti riigile. Et kas nüüd nende teiste osas, et kas need dokumendid on veel tulemas, kas meil on veel oodata, et kas te veel koguti infot, sest ma saan aru, et see esialgne, et mis te ka komisjonile saadeti Maardu linnalt tuli, et kuna see andmete maht on suur, isikute ring on suur, et kas veel kogutakse või on juba kogu see info saadetud, et siis me teame, et kuidas komisjon nagu edasi liigub selle tööga. Peale Bessedini ja tema lähisugulaste on ühesõnaga silma jäänud selline inimene nagu Sarekov on, kes on ka, ütleme, selles aastaraamatus ühesõnaga olnud ja minu teada ühesõnaga riigivastase kuriteo eest on süüdi mõistetud selline inimene, nii nagu Seredenko, kes siis ühesõnaga töötas Maardu linna hallatavas asutuses ja oli Maardu linna elanik. Millal ta töötas? Ennem seda, kui ta vahi alla võeti. Eerik-Niiles Kross ja pärast Riinu. Selle teabenõude kohta ma tahtsin öelda, et Maardu küsis pikendust 15 päeva, aga see kohe saab täis. Selle kohta oligi küsimus, ma saan aru, et me veel ootame, et lihtsalt, et võib-olla see ongi õige, et me eraldi käsitleme Bessedini asja ja siis eraldi veel need, kui on nagu teiste isikute kohta ka tulemas. Et mingi info juba, eks ole, praegu siin istungi kõlas, aga nii küsimused Riina Sikkut. Ja et seda sama küsimust, komisjoni esimehe küsimust laiendada, et küsimus ei ole ju ainult lepingutes, mis on linnal või linna allasutused. Tallinnas on ka näiteid, kus need samad inimesed, kelle kohta päring on tehtud, on näiteks õpetajana või koolis töötajana palgal. Kui ma tegin Maardu gümnaasiumi kodulehe lahti, siis sektsioon meie töötajad kiri tuli, et varsti tulemas. Et infot veebis selle kohta näiteks ei ole, et millised õpetajad Maardu gümnaasiumis töötavad. Aga et kas nüüd meie päringuga seoses me saame info ka selle kohta, et kui inimestel on töölepingud, et mitte hanke või mingil muul viisil sõlmitud töövõtulepingud või käsunduslepinguga, et kui on töölepinguga nad mõnes linnaasutuses, sealhulgas koolis tööl. Siin tasub nüüd tähele panna seda momenti, et Riigikogu liikmed oma teabnõudes saatsid 60 nime. Kas siis füüsiliste või juriidiliste isikutena. Ja kõikide osas on peaks olema teostatud kontrollandmebaasides. Sõltuvalt sellest, kui nad on töölepingu alusel, töövõtulepingu alusel või käsunduslepingu alusel, pigem selle järgi kas raha liikus või ei liikus.
no tegelikult see on ju kõlas ka ühe inimese kohta, kellega oli ka nagu tööleping, et ma saan aru, et te siis vaatate ka neid muid asju ja selles teabenõudes oli ka nagu ilusti kirjas, et soovitakse neid, eks ole, kõiki. Maarjo Kadastik. Ja, no ma nüüd kiirlugemisega jõudsin selle artikli lõppu. Sel artiklil võin öelda, et on olemas lõpp nendele, kes veel poole peal on. Aga lihtsalt minu küsimus järjest rohkem tekkis nagu selles, et see koostöö kestis nagu aastaid. Ma saan aru, et põhiosa Maardu puhul vähemalt hetkel teadaolevate dokumentide järgi oli eetriaja tellimine, et sisu küsimused on natukene lahtised. Lihtsalt kui ma nagu siit loen, mis on see nagu sisu, et ma saan aru, et paljud tellijad ei vaadanud sisu tagant järgi, mida nad tellisid. Aga need, kes vaatasid, nende jaoks oli see nagu uskumatu, et mis see sisu oli, et see sisu oli nagu nii metsikult kallutatud ja nagu selles tugev propaganda, et teatud juhtudel oli seal olukordi, kus oli seda ikkagi järgi vaadatud ja oli protesteeritud sellele sisule, kus ta oli oma algatuslikult pannud Vene lipu taha lehvima või midagi siukest, et kas seda lisaks eetri ajal ikkagi nagu neid nagu kaasuseid, kus ta ikkagi Maardus mingeid asju filmis, et kas selle nagu sisu osas mingisugustki nagu järelevalvet või nagu kontrolli, et kui sa ikkagi nagu saad nagu totaalselt pasteeti, et siis endiselt edasi tellid, et nagu see koht on nagu lihtsalt see natukene nagu arusaamatu, et kui nüüd Maardu puhul tõesti enamus on see, et tellite lihtsalt tuimalt eetri aega, sisu tegi keegi teine, see on midagi muud, on ju. Aga et just see on võib-olla ka asi, mida kui me laiendatult küsime, et nagu rohkem aru saada, et kui palju seda nagu sisu tellimust ja sisu järelevalvet nagu teostati, sellepärast, et see sisu on ju see, mis on see kõige hullem. Kuna ütleme, meie oma toodetud ühesõnaga sisu oli see, mis läbi juriidilise isiku paigutati TVN kanalisse vaatamiseks on ju, siis järelkontrolli saadete üle ei ole teostatud. Ma mõtlen ka nagu muid kanaleid, et tõesti siin nagu ka see sotsiaalmeedia ja muud, et kas nendes kohtades nagu oli ikkagi mingisuguseid nagu, sest ma ütlen, et seda Maardu kontekstis mingisuguseid nagu videosid ja filmi asju ta on teinud, et lihtsalt, et kui palju seal seda sidusust on, et nagu seda samale nagu seltskonnale adresseeritult osaliselt nagu Maardu tellitud sisu, osaliselt Besseedini enda tehtud sisu, et nagu seda segamini. Besseedini enda tehtud sisu ei ole. Okei. Aga selle kanali enda osas, et ma mõtlen, et kui on teada, et selle kanali sisu on selline tohutu propaganda, et sinna siis ka enda sisu panna, kas see nagu seda kaalutlust ei olnud, et kas see kanal üldse on nagu siuke hea koht, kuhu panna? Jah, kas hea koht või mitte hea koht, aga ütleme selles mõttes oli odav ja vastas võimalustele. Et ma arvan, et võib-olla see, mis Maarja küsimus oli ka see, et eks ole, et ma saan aru, et teie tegite sisu ja te tellisite eetriaega ja subtiitreid. Et kas seda oli vähemalt võimalik kontrollida, et vähemalt sellesse sisusse, mis teie koostasite, ei olnud nagu pärast veel lisatud veel nagu midagi, mis kas ma ei taha öelda nagu et just lippe, aga lihtsalt midagi, mis ei oleks nagu tõesti kooskõlastatud ümbertuunitud. Et selle üle, me saame tegelikult seda võib-olla üle küsida, kes siis on meediaosakonnast, meediainimesed ja meediaga tegelenud, et ma usun, et selle üle pigem küsimus on neile siin ise seda kanalit ei vaata ja jälgi on, et ei tea. Et tegelikult see, mis on nagu ka see on nagu ka üks asi, mis on muidugi ka väga tugevalt meie komisjoni pädevus on see, et eks ole, kui tellitakse midagi, et ja eriti kui on lepingus konkreetselt sätestatud, et ikkagi see, mida vastu saadakse, on ka reaalselt see, mida on tellitud, mille eest on maksumaksja raha makstud ja tegelikult selle üle peaks pidevalt olema teostatud järelevalve. Muidu on imelik, et kuidas 15 aastat tellida, aga keegi järelevalvet ei teosta. Aga ma arvan, et me võime selle asjaga veel eraldi, eks ole, täpselt küsida, kus nende muude küsimustega, et eks ole see ja meil on meil aeg juba hakkab täis saama, meil on lihtsalt juba külaline, üritab järgmise punkti külaline tahab saada.
juba meie komisjoni istungile, et ma teeksin ettepaneku, et me võib-olla nüüd praegu selle arutelu lõpetame siinkohal, et me tõenäoliselt tulevad veel täiendavad küsimused, et me komisjonis veel paneme need kokku ja siis saame sealt nagu edasi, eks ole, arutada. Et kui komisjoni liikmetele sobib, et selle küsimuse aruteluga praegu lõpetaksime ja külaline võib ka ilusti minna ja valmistuma, ma saan aru, teil on täna linnavolikogu istung. Täna jah. Ja, et see oli ka põhjus, miks oli tegelikult, tahtsin veel linnasekretäri aga kuna kohe on algamas linnavolikogu istung, et Maardus, et oli keeruline. Aitäh! Aitäh, head päeva! Nii, aga kuulajatele teadmiseks, et ma olen liikunud nüüd teise päevakorrapunkti juurde, mis siis käsitleb töötasult maksude tasumisest osaliselt ja täielikult kõrvalehoidmise ning selle regulatsioonid ja tagajärjed. Ja meil on täna veebi teel kutsutud Maksu- ja Tolliameti tulumaksuosakonna esindaja. Et ma saan aru, et Raili Roosimaa, et ma korra küsin, kas meid on kuulda ja võib-olla saab meile nagu vastata, et siis me teame, kuidas meil see levi on. Jaa, ma küll ei saa aru ainult, et kas mind on ka näha. Ma siit ei saa praegu. Meie näeme väga ilusti. Mind liikumas ja nii hästi näha. Ma ei näe ise üldse oma seda kaamerat. Kui ma olen näha ja kuulda, see on hästi. Jaa, on ilusti kuulda. Et võib-olla ma kohe ütlen ajendatult, et kust on see võib-olla istungi ajend tulnud, et lihtsalt enne valimisi oli üleval üks kaasus, mis puudutas ühte Riigikogu liiget, ja eraldi teema oli muidugi see ümbrikupalga küsimus, mingil määral ka selline musta raha küsimus. Ja tegelikult sealt tulenevalt tuli komisjoni liikmetel palve ja huvi, et üleüldse nagu laiemalt saada käsitlust ja teada, et kui ulatuslik on meil üldse selline OÜ-tamine, ümbrikupalga maksmine, et võib-olla selline ka musta raha võib-olla levik, et võib-olla saaksime Maksu- ja Tolliametilt sellise ülevaate. Et võib-olla kohe saakski selle esimese küsimusega alustada. Ma siis tutvustan ennast, mina olen Raili Roosimaa, ma olen peadirektor asetäitja maksude alal. Ja jah, meil oli siin juttu enne seda kohtumist, et mida rääkida, et nii palju kui ülesandest aru saime, siis oli meil siis roll selgitada üldiselt seda töötasu maksmise aluseks olevaid põhimõtteid. Ja me siis oma ülevaates ma siis ei käsitle ühtegi konkreetset isikut ega nendega seotud maksustamist. Ja saan natukene avada ka seda, eks ju, et nagu see küsimus oli, et mis need kahjud või mis see ulatus nii-öelda siis tervikuna on. Ma saatsin küll ka nõunikule ja võib-olla jagas juba teile ka. Tegelikult meil on olemas ka kodulehel väga hea ja täpne ülevaade sellest, et mis on selline töötasude tasumisel siis olulised põhimõtted ja olulised nüansid, mida meeles pidada, et sealt saab erinevate teemade kaupa seda täpsemalt vaadata, pluss ka kõiki neid näiteid, et ma seda ei hakka kõik ümber jutustama. Ma katsun need üldised põhimõtted ära rääkida sellest ulatusest ja siis võib-olla jõuame mõne küsimusega. Üldiselt ümbrikupalk või siis tööjõumaksudest kõrvalehoidmine tähendab siis seda, et töötasude tasumisel siis ei maksta töötasuga seotud
erinevaid siis maksukohustusi, ei peeta kinni tulumaksu, ei tasuta sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmaksed, pensionimaksed, eks ju. Ja siis sellise teguviisiga on siis töötaja erinevad siis õigused ja sotsiaalsed garantiid kahjustatud, mis omakorda annab ka siis ettevõttele tegelikult ebaausa konkurentsieelise. See on niisugune üldine siis töötasudest kõrvalehoidmise siis kontseptsioon. Konkreetsem küsimus oli vähemasti meilidel ka selle OÜ-tamise ehk siis tegeliku töösuhte varjamise kohta, mis tähendab seda, kus töösuhet püütakse vormistada teenuse osutamisena juriidilise isiku kaudu, vältimaks siis tegelikult ja eesmärgiga tööandja töövõtja suhtele siis kohaldatavaid maksukohustusi ja tööõiguse kaitsemeetmeid siis vältida. OÜ-tamine ei pea tingimata olema selles mõttes kuidagimoodi illegaalne, et ettevõtted teenuseid osutavad, aga probleem tekib siis, kui see on vormistatud lihtsalt eesmärgiga varjata seda, et tegelikult on tegemist ikkagi töösuhtega, mis vastab hoopiski töölepingu seaduse tunnustele. Ja selline vormistus on siis valitud just selle sama eesmärgiga, et maksukohustust vältida ja neid tööõiguslikke kohustusi samamoodi vältida. Ja ongi, et sellest saabki rääkida ainult siis, kui see näilik olukord tegelikult luuakse, kas siis äriühingute vahelises teenuse osutamisel või äriühinguna teenuse osutamisel siis füüsilisele isikule, et hoida kõrvale tööjõumaksude tasumisest, et need on need olukorrad. Ja maksustamise seisukohast üksnes sellest muidugi ei piisa, kui sõlmitud leping vastab formaalselt seaduse nõuetele, et me tegelikult ikkagi vaatame sinna siis sisusse sisse või see sisu on tegelikult siis üle vormi, et tegelik sisu peab olema kooskõlas sõlmitud lepinguga ka, ehk et mitte ainult meie ei vaata, vaid selle eest peavad head seisma ka need, kes on siis lepingu osapooled. Ja kui töötaja täidab tööülesandeid, siis tuleb tegelikult sõlmida tööleping ja kui juhatuse liige või nõukogu liige täidab oma ametiülesandeid, siis samamoodi tuleb sõlmida see juhatuse liikme või nõukogu liikme leping. Ja see vastutus lepingu sõlmimise hetkel loomulikult on nendel inimestel, kes seda lepingut siis sõlmivad ja nendel need kohustused kaasnevad. Ja lepingu vastavus töö või teenuse tegelikule sisule tagab kõikide isikute ühesuguse maksustamise ja ausa konkurentsi, et veel kord, et see on selle tehingu tegemise hetkel nende inimeste vastutusel, kes sellesse tehingusse koos lähevad. Töösuhe oma olemuselt kõlab halvasti, on sõltuvuse suhe, et töölepingu alusel füüsiline isik teeb teisele isikule ehk siis tööandjale tööd ja allub siis tema juhtimisele ja kontrollile ja tööandja maksab töötajale töö eest tasu, et see tuleb töölepingu seadusest. Ja kui me seda töölepingulist suhet ise ka hindame ja mida tuleb seal tähele panna, on siis see, et peabki olema arusaadav, et kes korraldab ja juhib lepingu kohaselt tööprotsessi, kes määrab töö tegemise ajakoha ning viisi, kes maksab töövahendite eest, kellel lasub töö tegemisega kaasnev vastutus, kes saab tulu või kasumi ja kas tööd tegev isik on arvatud siis organisatsiooni töötajate koosseisu. Ja kas ta allub ka siis sellele organisatsiooni sisekorrale. Tegelikult just see sisuline töö tegemise siis olustik määrab tegelikult lõpuks selle, milline on see töösuhe. Ja teenuse osutamise puhul lihtsalt põhilised erinevused tulenevad siis sellest, et siis kui teenust osutatakse, siis teenuse osutaja muretseb ise töövahendid, ise endale mingisugused seadmed, tagab side, tal on võib-olla mingi oma kontor, arvuti, transport ja nii edasi. Ta hoolitseb ise oma töövoo leidmise eest, ehk siis tööülesanded talle 100% ulatuses ei anta kellegi konkreetse poolt näiteks, vaid ta saab seda tööd omale ise otsida, leida ja vastutab ka selle eest ise. Ta siis saab tasu ainult sellise nii-öelda kvaliteetse töö eest või siis selle eest, mis lepingus kokku lepitud on ja kui mõlemad lepingu osapooled on selle tulemusega rahul ja tagab siis oma tööle ka sellise garantii. Koolitab ja sertifitseerib ennast ise, vastutab oma sellise arengu ja karjääri idee eest ise ja ainult ise, omab ise võib-olla ka personali ja maksab töötamise eest tasu ja katab siis erinevad tööseisaku kulud ja muud sellised kulud, et ühesõnaga on ise oma aja, oma tegemise peremees ja katab ka erinevad siis kulud, mis selle töö tegemisega või teenuse osutamisega teisele inimesele või siis tööandjale, teisele isikule
või siis ettevõttele on osutatud. Ja me läheneme ise oma kaasusi lahendades juhtumipõhiselt. Neid samu kriteeriume erinevaid me hindame ja vaatame, jälgime vastavalt sellele, kuidas siis konkreetse kaasuse asjaolud on ja maksustamise siis osas teeme otsuse tulenevalt siis nendest tõenditest, mis kogumis on meile tekkinud. Ehk siis oluline, mida meeles pidada, töölepingu tegemisel tuleb teha või töö tegemisel tuleb teha tööleping. Töölepingu alusel siis füüsiline isik teisele isikule teeb tööd, alludes tema juhtimisele kontrollile. Tööandja maksab töötaja töö eest tasu, see on oluline. Ja töötajale makstud palgalt maksude arvestamine, deklareerimine, tasumine on üldjuhul tööandja kohustus. Töötaja saab siis Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnast seda kontrollida, kas tööandja on tema töötamise registreerinud ja palganõuete kohaselt ka deklareerinud. Ja see kohustus töölepingu seaduse järgi ka on tööandjal olemas, et ta peab ka teavitama töötajatele, milliseid makse ta kinni peab, milliseid makse ta tasub, milliseid makseid ta tasub ja milliseid kaitsed on siis sellega seoses inimesel olemas. Tavaliselt see siis märgitakse töölepingusse juba. Ja kui siis on näiteks need ümbrikupalga kaasused, kus tööjõumaksud on jäänud osaliselt ka tasumata või siis deklareerimata, tasumata, siis tööandja, kui on töötajale palka maksnud, kui ta ei ole seda deklareerinud, tuleb siis igal juhul seda teha. Või siis tuleb seda teha ka tasuta või tuleb siis teha seda töötajal endal, kui see on jäänud tegemata, et see vastutus lasub siis ümbrikupalga vastuvõtmisel tegelikult mõlemal osapoolel solidaarselt. Ja neid juhtumeid on ka, kus siis tõesti tulumaks tasutakse töötaja poolt, teised maksud tasutakse tööandja poolt, kui on esialgu oldud siis nii-öelda selle ümbrikupalgaga nõus. Ja kui teenuse osutamisega on tegemist sisuliselt, siis lasub vastutus maksukohustuse täitmise eest teenuse osutajale endal, ehk siis kõik erinevad maksud, mis siis osaühingul oma tegevuse käigus tasuda tulebki tal siis endal nii deklareerida kui tasuda. Nii. Ja, aitäh, et võib-olla liiguks Ja ma korralda käin üle veel, mis on meie põhilised tegevused ja tööriistad ja siis see ulatus ja siis võib-olla läheks küsimuste juurde, kui sobib. Siis ma saan oma siin jutu lõpetatud. Sobib. Ühesõnaga, põhiline on siis see, et kui need riskipead ebakõlad ilmnevad, et deklaratsioonides on töötasud jäänud kas siis osaliselt või täielikult tasumata, siis inimesel on võimalus kuni 3 aastat ise oma deklaratsioonidest parandusi teha. Tavaliselt see info jõuab siis temani, ta küll ise teab seda ilmselt, kui ta on seda teadlikult teinud, aga meil on erinevad siis hinnangute teenused EMTAS, kus on näha seda, et kas meil on jäänud silma mingisuguseid ebakõlasid suheldes audiitoritega. Me saadame konkreetseid sihitud massteavitusi ettevõtetele ja isikutele, kelle osas me näeme, et on deklareerimisega vahesid ja on erinevad meediateavitused. See on siis üks meede ja see on väga laialt levinud siis, et inimesed oma parandused deklaratsioonidesse ise teevad nende vigade ilmnemisel. Meil on maksukorralduse seaduse alusel siis kontrolli alustamise õigus ja kohustus, juhul kui me selliseid siis riske kõrgelt hindame ja neid kõrvalhoidumisi näeme. Ja siis on meil väärteomenetluse seadustikust ja kriminaalmenetluse seadustikust ka siis võimalus süüteokoosseisu ilmnemisel ja nende tunnuste kokkusaamisel siis alustada nii väärteomenetlust kui kriminaalmenetlust. Ja need on siis need igapäevased tööülesanded, mida siis meie siin erinevad osakonnad, maksuaudiitorid ja väärteomenetlejad ja uurimisosakonna siis menetlejad läbi viivad. Ja üleüldiselt siis, kui oli küsimus selle kahju ulatuse kohta, et kõiki neid erinevaid nüanssidega siis eri riske me kuidagimoodi eraldi ei arvuta. Meil on tööjõumaksudest kõrvalhoidumise siis arvutamise metoodika sees väga palju erinevaid rikkumise viise, aga ütleme kokkuvõtlikult võib öelda, et aastas viimase hinnangu järgi riigile jääb umbes saamata siis 110 kuni 116 miljonit tööjõumakse.
ja umbes 18 000 ettevõttel on siis tööjõumaksudest kõrvalehoidumisega seotud riskid, mida me oleme ise hinnanud ja nendega me siis oma erinevate siis meetoditega igapäevaselt töötame. Ja nüüd minu poolt kõik. Ja aitäh väga sisulise ettekande eest, et liiguks küsimuste juurde, et meil järjekorras Rain Epler. Ja aitäh, no te ütlesite, et konkreetseid kaasuseid ei käsitle ja ärgem käsitleme, aga mõni kaasus on lihtsalt hea, et illustreerida küsimusi, et siin ma vaatan, et ajakirjanduses see vist septembri lõpus ilmusid need lood Läänemetsa kohta, Lauri Läänemetsa kohta, kes siis, kuidas ta ise ütleb, et teistele ma ei vii kommikarpide ja lõhnaküünaldega postkasti sularaha, aga kui on vaja teenuste eest maksta, siis jah. Ja seal räägitakse, et 5000 eurot maksis sularahas. Ja mul sellega tekkis selles mõttes teile nüüd küsimus, et kas Maksuamet selliste avalikkuses, kui ilmub mingi info, algatab menetluse või menetluse algatamiseks peab keegi teie poole pöörduma, et kuidas teil see nagu töövoog töötab, et mis see käivitab mingid Maksuameti menetlused või uurimised. Ja siis teine küsimus on see, et selles samas artiklis ütleb Läänemets, et maksude maksmine on teenuse osutaja kohustus. Nüüd teie kirjeldasite seda nii, et kui on töösuhe, eks ole, et siis on seal tööandja peab deklareerima, arvestama ja maksma ja kui on teenuse osutamine, siis teenuse osutaja. Aga kui on seda laadi kaasus, et nüüd üks eraisik teiselt sularahas ja kui see siis, ma ei tea, intervjueeriti inimesi, tuvastate, et tõesti sellised maksed toimusid, et kuhu poole see maksude maksmise kohustus siis jääb, et mis see Maksuameti käsitlus täna on sellise tehingu puhul, kus nagu Lauri Läänemets, et kommikarbis viib üks eraisik teisele 5000 ja siis see teeb mingeid tegevusi, et mis see Maksuameti käsitlus selles on, aitäh? Ma ütlesin, ma ei kommenteeri ühtegi konkreetset kaasust, võin selgitada seda, kuidas Maksu- ja Tolliamet siis algatab. Vabandust, ma tegelikult ei küsinud konkreetse kaasuse kohta, ma küsisin, võtame siis teised numbrid, et teile ei tunduks see nagu konkreetne kaasus, aga kui viiakse 3000 eurot üks eraisik teisele, et mis see Maksuameti käsitlus on, kas mingeid makse tuleks maksta ja kes peaks neid maksma, aitäh? Ma ei tahaks uuesti oma ütlust hakata ümber jutustama, et seal oli täpselt kirjas, mida me hindame, neid täpselt samu aspekte ja jõuame vastavalt siis menetluses või siis selle kaasusega seotud tõendite kogumise tulemusel mingisugusele seisukohale, mis sõltub sellest kaasusest, nendest kõikidest asjaoludest, mida kokku kogutakse. Maksu- ja Tolliamet täidab uurimispõhimõtet, kogutakse siis nii palju tõendeid, et oleks siis võimalik seisukoht lõpuks võtta mingites küsimustes. Maksumenetlusi kui selliseid Maksu- ja Tolliamet algatab erinevatel põhjustel. Meil on olemas siis kõik võimalikud allikad, mis kasutada, mis vähegi on, muuhulgas infopäringud, meediakajastused, riskimudelid, ükskõik mis ja me saame siis oma kaalutlusotsuse alusel maksumenetlust alustada ja kui tekivad süüteotunnused, siis samamoodi kaaluda süüteomenetluse alustamist. Et sellised protsessid on meil. Aitäh, Riina Sikkut, palun. Ja aitäh, ma küsiksin OÜ-tamise kohta, et kas te oskate kirjeldada ka sellist pikemaajalist trendi ja kas see on seotud kuidagi, ma ei tea, majanduskasvu, majanduslangusega, et kui ettevõtte, ma ei tea, kuludesse kantakse kõik kardinad ja pudrukausid, versus see, et kui palju endale ka töötasu makstakse, kas Maksuametil on mingi ootus, et inimene peab maksma endale alampalka või peab, ma ei tea, valdkonna keskmist maksma, et kui te mõne ettevõttega tegelete, et mis on teie eeldus töötasu maksmise ja maksude maksmise kohta siis näiteks väikeettevõttes ja mis tüüpi kulusid saab kuludesse kanda? Aitäh! OÜ-tamine oma olemuselt on defineeritud ikkagi nagu tegeliku töösuhte varjamisena selle teenuse osutamise kaudu, selle näiliku teenuse osutamise kaudu, et see OÜ kulul elamine on natukene teine teema. Ma sinna võib-olla praegu ei läheks. Me oleme oma kodulehel seda tegelikult selgitanud ka või näidanud, et me loomulikult ei saa kellelegi ette dikteerida midagi, et meil on kehtivad seadused, neid peavad kõik jälgima.
aga meie ei saa ette kirjutada, kui suur peab olema otseselt kellegi palk, küll aga me ise oleme seal oma kodulehel ka välja toonud, et Statistikaameti andmetel me oleme mingisuguseid valdkondlikke keskmisi soovitanud vaadata, kui endal ei ole seda teadmist ja arusaama, missugused peaksid need palgavahemikud olema ja neid andmeid saab muidugi kasutada. Ja meie neid avalikke andmeid samuti kasutame lihtsalt selleks, et nii üldist konteksti nagu siis jälgida, aga veel kord, et iga kaasusega me tegeleme tegelikult eraldi, vaatame sinna sisse, hindame neid aspekte seal siis juba sisuliselt ja tõesti palkame ette ei dikteeri. Vabandust, see küsimuse sisu oli ka pikemaajaliste trendide kohta, et kas tööjõukulude osakaal näiteks ettevõtte kuludes on aja jooksul kasvanud või kas kuidagi teadlikkus on parem, käitumine on parem või te näete vastupidist trendi? Tegelikult on niimoodi, et tööjõumaksudest kõrvalhoidumine on pikaajaline trend selles osas, et see ei ole kuhugi kadunud ja ta on ikkagi, kuidas me siis ütleme, ühiskonnas on ta üsna tolereeritud, et viimased uuringud näiteks näitavad, et kuigi selline maksutahe kui selline on kasvanud, inimesed saavad aru, miks makse tuleb tasuda, aga ikkagi selline veerandik inimestest või vastajatest vähemasti tolereerisid ümbrikupalga tasumist, tolereerivad ka seda OÜ-tamist, eks ju, et mul ei ole eraldi mingisugust uuringut täpselt selle küsimuse kohta, aga nii üldiselt võib küll öelda, et ettevõtjad ikkagi otsivad neid viise, kuidas vähem maksta ja see on levinud viis, kuigi peale seda, kui me siin ei mäleta, mitu aastat see võis tagasi olla, kui me esimest korda hakkasime sellest niimoodi laiemalt ka nagu rääkima, siis peale seda ikkagi selliseid deklaratsiooni parandusi ja muudatusi me oleme ikkagi ka näinud, eks ju, et see on ka selline teadlikkuse küsimus, mentaliteedi küsimus loomulikult, aga ta on endiselt ühiskonnas eksisteeriv. Priit Sibul. Aitäh. Te oma sissejuhatavas sõnavõtus kuidagi kelmikalt nimetasite seda töösuhet sõltuvussuhteks, mis ta ju osaliselt niiviisi ongi. Aga mul on küsimus siis nii-öelda laiemalt, kuna me konkreetsetest kaasustest ei räägi, eks ju, ja see, millest me räägime, et kahe füüsilise isiku vahelise suhte kontekstis, et kui palju on selliseid kaasusi, kus te olete jõudnud arusaamisele, et kahe füüsilise isiku vaheline kokkulepe on osutunud töösuhteks, nii et kas nad ise teavad või ei tea, saavad aru või ei saa, et kas selliseid kaasusi on teil ja kas ja kuidas siis need küsimused nii-öelda on lahenenud, sest kui kaks füüsilist inimest omavahel kokku lepivad. Ja teiseks küsimus ongi seesama, et kas põhimõtteliselt tööleping selles kontekstis saab olla ka suuline, eks, et te viitasite, et tuleb vaadata siia sinna, deklaratsioone parandada, aga kui see on nii-öelda suuline kokkulepe, et kas ja mil määral või kujul siis teie või siis, ma ei tea, Tööinspektsioon või kes siis seda enne hindama peab, et tegemist on üldse töösuhtega, ja et siis seal tekivad maksukohustused, kuna, kellel ja kuidas, eks, et on üsna keeruline kaasus, millest me räägime, eks. Aitäh. Mul ei ole seda arvu, kui palju meil neid kaasusid täpselt selliseid on olnud, ma ei tea. Meil on olnud mõned kohtulahendid, küll võib-olla mitte täpselt samadel teemadel, neid on mõni, aga ma jään selle vastuse võlgu, ma ei tea seda. Ja üks küsimus oli veel seotud, läks mul meelest ära, mis see küsimus? Kas tööleping saab olla suuline selles mõttes, ja kes siis seda nii-öelda tuvastab, kas Tööinspektsioon või teie ja kuna ja kuidas siis? Suur osa töövaidlusi ja selle sisu osas just toimuvadki töövaidluskomisjonis, see on tõsi ja kui siis on vaja ja kui see on seal läbi vaieldud, siis me loomulikult maksuhaldur saab neid andmeid samamoodi siis küsida ja kasutada selleks, et seda selgust selles töösuhtes luua. Aga kui on maksumenetlus, siis maksumenetluses on siis maksukohustuslasel kaasaaitamiskohustus ja siis tõendite kogumise käigus siis see selgus luuakse. Aitäh, Rain Epler. Ja aitäh. Ma ikkagi, võib-olla mõned inimesed või paljud isegi vaatavad ja tegelikult tahakski teada, mis see käsitlus on, et võib-olla kuna ma võtsin illustratsioonis konkreetse näite, aga võtame natuke üldisemalt, et ma ei tea, keegi laseb lõhkuda ära puud ja need riita panna
keegi ütleb, et tee mulle, ma ei tea, iga nädal sotsiaalmeedia postitusega täitsa selline eraisikute vaheline asi, et kas seal on Maksuametil mingi välja kujunenud siis praktika või mingisugune seisukoht, et kuidas seda käsitletakse, et nagu te ise tõite välja, et eks ole, kas on teenuse osutamine, siis see puuriita panija vastutab maksude eest või on pigem nagu tööleping, siis peaks just ju see, kes maksis tasu seal, ma ei tea, ka sotsmaksud ja kõik arvestame selle, et lihtsalt inimesed praegu kuulavad ja huviga tahavad teada, mis see Maksuameti käsitlus sellistes, kuidas ma ütlen, eraisikute vahelistes võib-olla mõnes mõttes pisitehingutes nagu on, eks ole, et liiguvad seal mõned sajad või tuhanded eurod, et kuidas see Maksuamet sellele nagu võiks ju olla mingi sõnum, siis oleks kõigil selgem teil vähem menetleda ja inimestel teadlikkus kasvaks, aga kas teil on või te võtategi, sest teie eelmine vastus minu küsimusele oli selline, et me võime algatada ja võime mitte algatada igasugustel põhjustel ja meil on see oli nagu hästi nii üldine, et tegelikult ei saa mitte midagi aru, et mis see Maksuamet nagu mis see vaade on seda tüüpi kaasustele, aitäh. Maksuamet samamoodi nagu kõik teised Eesti kodanikud järgivad kehtivat seadust. Et ma selgitasin seda ka. Üldjuhul on tööandjal kohustus töötajad siis töötasumaksud siis kinni pidada. Teenuse osutamisel on sellel teenuse osutaja siis kohustus. Ja see sõltub sellest olukorrast, missugune on nende omavaheline siis kokkulepe ja see suhe. Nii, nüüd selle töösuhte või siis lepingulise suhte oskavad hinnata need inimesed, kes selle sellel hetkel sõlmivad. Selle kohta meil on seal kodulehel olemas ka päris detailne ülevaade, mille järgi hinnata, kumb suhe pigem sul on. Ja sellest Maksu- ja Tolliamet järgi lähtubki. Ja kui need omavahelised arutelud jõuavad vaidlusesse, siis need lahendatakse töövaidluskomisjonis. Et täpselt selline Maksu- ja Tolliameti seisukoht ongi ja seda saab sealt meie kodulehelt veel näidete abil paremini endale siis illustreerida, kui jääb ikkagi segaseks, kuidas ennast selles suhtes defineerida. Ma lihtsalt korra täpsustan, võtamegi sellise, ongi sellised puude riita panemise tüüpi töö näiteks, ja siis kui see millegi pärast inimesed lähevad tüllid, tekib vaidlus, et siis ma saan aru, et kui nad ei jõua, üks ütleb, et meil oli töösuhe, teine ütleb, et ta pakkus mulle teenust ja siis kui jõuab vaidluseni, siis see liigubki, ma ei tea, töövaidluskomisjoniga juhul, kui oli tegemist kahe eraisikuga mingid kirjalikke lepinguid, ei olnud ettevõtte ja eraisiku vaheline suhtlus, et kas ma sain õigesti aru teie vastusest, aitäh. Ei oska öelda, ei tööta töövaidluskomisjonis, aga võib jõuda kindlasti, seal neid vaidlusi lahendatakse muuhulgas. Võivad ka kohtusse minna või võivad ka, ma ei tea, omavahel selle selgeks vaielda, aga töövaidluskomisjonis samamoodi neid töösuhte vaidlusi peetakse. Priit Sibul. Aitäh. Loomulikult on tegemist keerulise teemaga. Ma mäletan 25 aastat tagasi, kui ma olin noor ja ilus maksuametnik, siis ma osalesin paaris kaasuses, kus me koos politseinikega käisime avastamas ja selliseid juhtumid, kus me ettevõttesse läksime ja ettevõtte omaniku ja juhi silmarõõm ka kaustikut pidas ja allkirju võttis inimestelt, kui nad sularahas palka said osaliselt, et selliseid kaasusi liiga palju ei ole. Et üldiselt, kui musta raamatupidamist peetakse, siis seda peetakse või jäetakse pidamata üldiselt, eks ju, et see kaasus tookord tõesti riigile täiendava raha tõi, kuna kõik oli mustvalgel kirjas, kui palju keegi oli ametlikult ja mustalt saanud. Aga mul ongi ka küsimus selles, et kui palju Maksuamet, ma ütlen, tal endal ongi ju keeruline avastada, et ega need kaasused, millest ma kirjeldan ja kus ma revidendina osalesin, olid ka ju ikkagi Maksuametile laekus teatav info, eks, et kui palju täna mingit infot laekub ja teine küsimus siit tulenevalt on see, millega meie praegult ja millega me parlamendis tegelen, et kui palju ja millist infot Maksuamet näiteks Riigikogu komisjoniga saab jagada, et kuivõrd tegemist on, eks ju, seaduses on kirjas, et Maksuametil on ka kohustus Riigikogu komisjoniga tema tööalaseks vajalikku infot jagada. Et nüüd on küsimus selles, et kas kui komisjon tahab, kas te saate saata ka deklaratsioonid meile või on siis see, et see info, mis meil on avalikkusesse tulnud ja see, mis meil on komisjoni tulnud, et me siis edastame teile selline informatsiooni ja küsime, et kas need tehingud on kajastatud kusagil kellegi deklaratsioonides, et mismoodi see infovahetus Maksuameti ja komisjoni vahel peaks käima, aitäh.
minu soovitus kindlasti selleks, et kui te saaksite seda, mida te soovite ja oleks aru saada, mida te soovite, siis te pöörduksite kindlasti kirjalikult, et sealt tuleks nagu näha. Et siis me teame ka sinna seda selgitada välja, et kui palju, mida ja kuidas täpselt nagu jagada. Et ma arvan, et see on kõige parem viis. Rain Epler, palun. Ja ma korra küsin, loomulikult meil on praegu avalik istung ja me ei arutagi mingit konkreetset kaasusi, aga see, mis puudutab näiteks maksusaladust, siis seadus ütleb, et Riigikogu komisjonil on õigus infot saada, kui see on vajalik seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks, ma saan aru, et seal mingisugust mingit nagu eriarvamust meil selles osas ei ole, teil lihtsalt, et te sooviksitegi täpselt teada, et mis see info võiks olla, mida me saada tahame, siis me saame kokku leppida, et kuidas me seda infot vahetame, et kas ma saan õigesti aru? Ja ma soovitan teil kindlasti kirjalikult pöörduda, siis need õiguslikud alused on olemas, nii palju, kui need võimaldavad, mida nad võimaldavad selles ulatuses loomulikult. Kui tohib, ma veel oma eelmiste küsimuste täpsustuseks, et ikkagi küsimus selles, et kas Maksuamet, kui avalikkuses või avaliku kanalit kaudu või ma ei tea, mingi kaebuse kaudu jõuab info, et keegi on kellelegi maksnud, siis ikkagi mingid protseduurid teil käivituvad, et kas või tuvastada, et kas need väited vastavad tõele ja kui vastavad, et siis nagu edasi protsessida. Et ennem te jällegi kuidagi vastuses viidsite jutu, et jah, võib-olla Tööinspektsioonis siis lahendatakse või lahendata, aga minu tegelik küsimus oli see, et kui keegi ütles, pane puud riita, siin on 3 tonni, Maksuamet saab sellest teada, et kas siis Maksuamet asub nagu kuidagi tegutsema või mis siis edasi saab? Et see on nagu selline nagu üldküsimus täitsa, et kas mis see protseduur teil on, et algaks mingi menetlus või kas teil on mingi summapiirid, meil siin mingites kaasustes, kui siin... Ei ole mitte mingisuguseid summapiire, me võtame kõikidest allikatest, mis vähegi siis on, kas need on vihjed, on see mõni avalik teave, on see mõni konkreetne analüüs, mõni konkreetne riskimudel, me paneme selle informatsiooni kokku ja vastavalt siis sellele, kuidas me kaalutlusõiguse kohaselt oluliseks peame, valime meetme, kuidas ja mida me selle asjaga teeme. Ja nii me käitume absoluutselt kõikides olukordades ja kogu infoga või kõigi infoga, mis meieni jõuab. Aitäh. Ja aitäh, et nagu ma saan aru, et siis tõesti, et Maksuamet reageerib vist kõigele, et mis tuleb. Et ei pea olema nagu konkreetne nagu pöörduma vihje, et siis ikkagi tehakse jah, et kuna meil on lihtsalt fraktsioonide algamas, ma saan aru, on Riigikontrolli kohtumine, et siis ma arvan, me tänaseks selle arutelu peame lõpetama, aga suure tõenäosusega jah, et võib-olla komisjon veel saadab võib-olla mingid täiendavad küsimused. Et kui rohkem komisjoni liikmetel küsimusi ei ole, siis me võime külalise täiega öelda külalisele ja tänada ka, et väga heade ja sisuliste vastuste eest ka kõikide komisjoni liikmete küsimustele. Aitäh!